Ma tahtsin öelda enne videot, et miks ei ole videosi nii harva tulnud. Põhjuseks on see, et ma olen keskendunud koolile ja spordile, aga praegu teen ma videosi omas tempos. Osa sellest videost on varem filmitud, osa just hiljuti. Aga praegu loodan, et naudid seda videot. Tervist kõiki vaatajad, siin on Art, kes toob teile teieni uue video ja täna teeme me erinevaid asju meie maailmas. Seega nautige videot. Ja esmalt tahan teile öelda, et see Elytra otsimine läks väga hästi. Ja ma tegin 4 shulkerboksi. Ja ma saaksin natukene veel neid teha, aga ma tegin siis praeguseks 4. Ja ma ise mõtlesin, et me peame armorit siis natuke repeerima, diamondeid meil on. Me peame Elytrale saama, siis on breaking 3 ja mendingu. Nii et praegu siis lähme tegeleme nende villageridega. Ja nüüd tuleme siia villageride juurde, kus ma tegin hästi palju peede. Võtsin lammastelt siis seda villa, tegin peede ja võtsin natukene nagu toitu, nadi neile villageridele ja tegin paar lekterni. Võin ma siis tulla siia. No natukene tegin neid voodis, onju. Ja ma arvan, et ma panen ikka kõik need voodid siia maha ja siis teen natukene lapsi siin. No nii, ja nüüd, kus me oleme piisavalt voodid pannud, võime siis visata natukene. Tule siia. Oh. See meeldib, väga hea. Oba! No nii, ja nüüd me peame seda protsessi siis mitu korda veel tegema. Seega ma treidisin, mida ma ei treidinud, vaid ma siis breidisin neid villageri hästi palju ja järgmine samm oli siis villageridega treidida. Ja selleks oli meil vaja hästi palju puitu, et teha stikke ja treidida neid emeraldide vastu. Seega lähme siis shoppima. Mendingu villageri saamine, seega proovime siis. Mito! Kuulge, ma just nagu alustasin, selle nagu rekordimisega. Ja esimene, te nägite ju, võtsin just selle ära ja siis panin. Taio, no ostame siis juba ühe ära, vaata. No mis siis ikka. No siis paneme selle juba endale Elytra külge ja siis saame parandada seda Elytrat. See oli kõige kiirem nagu kõige kiirem villageri nagu boki see saamis. Paneme nime ka. Paneme Linu.
linnutiivad. Ei. Dinosauruse tiivad. Pumm. See ongi nimi. Ja nüüd, ma arvan, et te teate, mis asi see mending on. Et nüüd lähme testime seda siis meie loomade peal. Või noh, nagu keda meil siin kõige rohkem on? Võib-olla neid. Ma võtan selle kätte ja nüüd see XP läheb nagu selle Elytra siis nagu kasutamiskordade mingi värki ja siis ma saan seda Elytrat mitu korda siis kasutada ja nagu repeerida selles suhtes. Aga kui varem oli siis mainitud, et me teeme siis Creeper Farmi, siis seda me ka hakkame praegu tegema. Ja selle jaoks pean ma ühe nagu tutorial otsima, palju meil siis blokke ja asju vaja on ja siis saame need kõik shulkerboxidesse siis panna. Nii et jah, lähme siis otsime seda. Nii, nüüd siis see on siis Shulkercrafti poolt tehtud tutorial. Ja vaatame siis. No nii, tervist! Ja nüüd vabandan siis sellest väiksest vahest, mis ma ei teinud edasi. Aga ma olen tagasi ja nüüd lähevad siis videod kõik üks video nädalas ja alustame siis praegu. Praegu siis on meil pooleli selline projekt nagu teha siis gunpowder farm, ehk siis Creeper Farm, kust saab siis gunpowderit. Ja ainuke asi, mis meil on siis puudu, on soul campfire'id ja nende jaoks on siis vaja neid seda netherist saad sealt seda mingi, ma isegi ei tea, mis selle nimi on, see mingi must plokk, saate aru küll. Ja selle jaoks lähme siis netherisse ja ma arvan, et see on siuke kiire ots, sest meil on muidugi Elytra. Ja nii, pomm, 8. Issand jumal, küll jälle jääb midagi puudu. Võtame lihtsalt maja lahti, sest ma niikuinii ärme spoili, aga jah. Varsti on uut maja ka vaja ja see siis tuleb millalgi. Ehk siis nüüd on meil soul campfire'id olemas, peab jälle siia panema. Nii, need on olemas. No nii,
ja nüüd läheb ehitamiseks, sest ma sain kõik plokid siis kokku. Ja selleks peame me lendama natukene kaugemale, kui lihtsalt maja kõrvale teha seda. Ja see koht on, kes arvas ära, see arvas ära, aga kes ei arvanud, see ei arvanud. See koht peab olema mitte päris kuskil siin, aga isegi ei mäleta, kus kohas oli. Nii, siin jah. Niimoodi. Ehk siis see farm või see farm peab olema siis merepinnal, et all olevad cave'id siis moobid sinna ei spawmiks. Ja selleks ma hakkan lihtsalt järjest seda tutorialit siis jälgima ja te näete ka kohe, kuidas ma siis seda ehitan. Seega jah.
No nii, ja peale umbes 10 minutit on möödas ja ma ei pannud, ma ei pannud tööle seda. Ja nüüd on siis see tööl. Näitan teile, kuidas see töötab. Ja nüüd siis kõik läheb. Nii et teeme siis veel 10 minutit. No nii, ja nüüd on kõik ja vaatame, palju me saime. Opatški. See on ikka hästi, noh. Hui jah, see on ikka nii hea farm. Kuulen, kuidas need creeperid siin lähevad järjest. Aga jah, nüüd on lihtsalt gunpowderit nii palju, et alati saab juurde. Ja 10 minutist sai siis 6,5 stacki, mis on vägagi hea. Aga kui teile meeldis see video, siis visake like ja subscribe ja näeme siis järgmises videos. Tšauki!